Tere tulemast taas Tipikas TV spordiülekannete lehele ja algamas on naiste Saaremaa ja Tallinna ehk Viljandi omavaheline kohtumine. Ja tegemist siis naiste puhul on sõpruskohtumistega ja algavat mängu kommenteerivad Andres Toode ja Sirli Laager. Tere tulemast minu poolt. Nüüd eile nägite Tipikas TV vahendusel mängimas juba Saaremaa naiskonda, kuidas me siis nimetame Viljandi või ikkagi Tallinn on nimeks pandud Tallinna võistkonda, siis kuuluvad Mari-Liis Kraumann, Anu Ennök, Merilin Salben, Keiu Pölluveer, Maria Aasörg, Julia Mönnakmäe ja Pille Vahtra. Ma mäletasin, et nimed olid natuke teised, aga lähtume ikkagi sellest, mis siin kirjutatud meie jaoks on. Ja eile Saaremaal väga palju vahetusi ei toimunud. Ma ei tea, ma arvan, et sama koosseis, mis eile äkki läheb käsijalgu platsile, et kohe oskame kommenteerida seda. Kuna saarlaste mängijad on mööda Eestit laiali, siis nad saavad harva põhikoosseisu proovida, siis ilmselt nad enda saarte mängu tahavad ikkagi väga kokku mängu harjutada. Jah, täpselt, et saarlaste jaoks on, nagu ka eile juba mainitud, et tegemist on küll Kuressaare 450. juubeli puhul korraldatud linnadevahelise turniiriga, aga tegelikult on sellel ka niisugune alapunkt, et harjutada Saaremaa koondiseid suvel Bermudale mängima minevaid mängijaid nagu kokkumängu ja kõike sellist. Ühest küljest on seda üritust hästi tore vaadata, sellepärast, et siin mängivad nii kõikide linnade omad inimesed, et vaatad praegu Tallinna võistkondagi, siis meistrivõistluste ajal nad mängivad kõik laiali, et mis siis küll saaks, kui kõik mängiksid ainult oma õpilastega. Jah, täpselt. Et eks see ole muidugi väiksematele kohtadele niisugune põnts, et nendel vast ei oleks panna, aga ma arvan, et väiksemad külad, linnad saaks jaotada siis suuremate linnade vahel, aga kihvt oleks küll näha, kuidas erinevad linnad just oma vahel sellist. Jah, eile küsis ka ajakirjanik minu käest, et mis siis saaks, kui saarlased teeksid oma võistkonna. Ma ütlesin, et see oleks igati teretulnud, aga kahjuks ei ole Saaremaa võistkonna liikmed kõik Saaremaal elajad. Jah, täpselt, et see ülikool ja kõik, eks see mõjutab. Nii ja mängijad on tulnud platsile. Tallinna poolt väga vist üllatus ei ole, et kõik, kes on kaasa võetud, kõik on ka platsil. Ja 7 nad tulevad, Keiu istub pingi peal libero vahetusega, kõik saavad mängida. Keegi eksida ei tohi, kõik võivad eksida, välja ei vahetata. Et natuke pinge vaba. Ja Saaremaa alustab ka sama koosseisuga, mis eelmine aasta. Sidemängija kohal Krista Vahter, nurgaründajad Liisel Nelis ja Nete Peit, temporündajad Elisa Peit ja seda teist temporündajat ma nüüd ei tea küll, kes alustas, aga diagonaal Kadimägi. Ja nagu oodata võis, oli esimene küllgi raske vastuvõtuga kõrge tõste, aga Ennok lõi ilusti ta kõvasti maha. Võt Raili Sepp on siis teine tempo. Ja kui eile oli Tartu Saaremaa vastasseisus oli Krista ja Kadimägi olid need nii-öelda tartlased saarlaste seas, siis täna on õed Peidid saarlased, kes muidu mängivad Viljandi all, ehk siis palju vastaseid on tegelikult nende võistkonnakaaslased läbi hooaja olnud. Ja Anu Ennok lööb selle palli punktiks. Jah, Anu Ennok on siis üks sportlastest, kes mängib Soome liigas ja Soome liiga on nagu ikkagi aste kõrgemal ja seda on ka näha tema oskustest praegu juba. Peale paari punkti. Jah, täpselt, et eile Andrei Ojametsaga siin arutasime, et naiste mängus seda jõudu nii palju ei ole kui meeste mängus, et tulevadki pikad pallivahetused ja asi läheb kavaluse peale rohkem välja, aga paistab, et tänases mängus seal
Viljandi Metalli mängijad ja Anu Ennok näitavad ka seda nii-öelda jõulisemat poolt naiste mängus. Ja Anu Ennok serv outi. Selles suhtes on siin hea mängu vaadata, et naistel on nagu kõik positsioonid täidetud, on nurgaründajad, on mõlemal võistkonnal diagonaalründaja, et eile meeste mängu vaatasid, siis siin Pärnu võistkonnal pidi isegi Jaanus Nõmsalu temporündajat mängima, kuigi ta sai sellega, ütleme, peaaegu hästi hakkama. Ja Raadiki oli vahepeal temporündaja koha veel, eks ole. Aga seda oli näha ikkagi jah, et kes ei ole temporündaja, selle plokk jääb nagu aeglaseks, aga naistel on siin üllatavalt hea komplekteeritus praegu. Ja. Tallinna poolt nüüd 2 serviviga järjest. Ja seisu vahe on minimaalne, 3-4 Tallinna kasuks ja 3. serviviga järjest. Kadimägi servib antenni. Jah, eile Ojamets meestemängu kohta veel ütles, et Nõmsalu pidi olema see, kes üritab isegi sidemängija kohale praegu pürgida, et eks ta on ju kõike muud juba proovida saanud, nii libera kohta kui nurgaründajad, vahepeal tempomängijad ja ainuke, mis siis veel tegemata on sidemängija koht, et eks ta avaldas soovi küll ka sellel kohal proovida, aga sinna teda vast veel ei lastud. Nii ja nüüd läks serv napilt üle. Väike kokku ebakõla jälle temporündaja ja sidemängija vahel, aga kõike seda peab proovima. Aga eilsest ma juba kuulsin Andrei Ojametsa käest sellist halba uudist, et eile Pupart päästis ühte palli, siin päästis palli ära ja täna oli käinud arsti juures ja Pupartil käsi kipsis. Nii et tal mingisugune randme juures väike luu oli täitsa katki ja käsi kipsis niimoodi, et see on suur löök Kuressaarele. Jah, täpselt. Kuigi kui ma nüüd ei eksi, siis Pupart ja Põlluäär on avaldanud soovi mängida Bermuda loopis randa kahekesi. Nii et eks siin turniiril kindlasti annab see tunda, et Pupartit 4 peal enam ei ole, kuna eile ikkagi viimases kohtumises Rakverega, kus seis jäi 3-2, oli Pupart ikkagi see, kes tõi kaitses neid, kui võib öelda, et imepall ära ja ka rünnakul, nagu Rakver ise kommenteeris, et vahepeal tundus, nagu meie plokki ei olekski, et Pupartit see nagu üldse ei häirinud, et keegi vastas omast arust plokki hüppab. Nii, esimene tehniline time-out. Nii väike nõupidamine on ära peetud ja naiskonnad jälle tulevad platsile, vaatame, mis siis nõu anti saarlastele. Saavad järele või saa? Ja servimis Mari-Liis Graumann. Tallinna võistkonnas mängib siiski suurem osa Viljandi kasvandike. Kui ma nüüd, ei ole ikka on. Et Mõnnakmäe on küll Pärnust. Pärnu, Graumann on ju Viljandi. Ja. Ei, Graumann on ju ka Pärnu. Nad kolisid Viljandisse minu teada. Tekitab segadust, eks? Tekitab segadust. Ma just ise hakkasin ka Graumanni koha peal mõtlema, et kust ta siis õige pärit on. Aga jah, Ennok Viljandi, Salben Viljandi, siis Aasorg ja Põlluväär Tallinn. Ja Pille Vahtra siis Soomest noorena saabunud Tallinna mängija, kes on elupõline Viljandi mängija.
kui nüüd nii kokku võtta. Ja Krista Vahter, ilus hani plokist out'i. Praegu oli täitsa selline ilus pikk pallivahetus juba, näitab, et mängijad on õiged positsioonid saanud ja kaitses valvsad, et jah, et kui eile Tartu mängus rääkisime just siin, et Tartu mängus olid ikkagi Tartu poole pealt platsil need, kes terve hooaja vältel olid olnud varud ja võib-olla natukene ühest teisest kohast see mäng rabe oli, siis täna on saarlastel vastaseks ikkagi mängijad, kes on terve hooaja olnud ka kas siis põhikoosseisus või noh, mänginud ka Soome liigat, nagu juba enne mainitud, et kraad kõvemad ja kangemad on need vastased hetkel. Kindlasti peab Saaremaa ka siin oma mängu parandama, et saada see kõigepealt game'i võit ja siis ehk võib mänguvõidule mõelda. Aga Tallinna poolt on nagu näha sellist hästi rahulikkust ja noh, mängu nautimist. Igaüks teeb oma tööd ja rahmelda. Täpselt asjad on nagu paigas, et ja kui nüüd hakata vaatama, eile me ka vaatasime koondise mängijaid, siis ju põhimõtteliselt, kui nüüd jätta Aasorg välja, siis võib öelda, et Saaremaa koondis mängib täna Eesti koondise vastu. Kui nüüd ma ei eksi, siis kõik olid ikkagi koondise kandidaatide nimekirjas, kes mängivad. Ja seal on 3 mängijat, kes valiti naiste liigas sümboolsesse seitsmikku. 7 mängijat parimad, et Salben diagonaalründajana, Mõnnakmäe sidemängijana ja Vahtra libero. Nii et saarlastel on täna väga kõva pähkel närida. Sest järgmine laupäev on ju toimumas ka meestel. Saaremaa koondis mängib Eesti koondise vastu, et eile naiste puhul seda välja ei reklaamitud, aga kui nüüd tõesti platsile vaadata, siis ongi ju koondised vastamisi. Ja servi, mis Netepeit tegi eile väga palju pahandust oma serviga. Eile Tartu vastu, Tartul ei olnud nagu õigeid servi vastu võtta ja oli seal segadust tekkinud platsi peal. Aga saarlaste julge töö ja ennastsalgav kaitse siin tagantpoolt on juba 10-12 punktid tagasi võidetud. Ja taas hea serv. et nüüd küll diagonaalrünnak tõste lühikeseks, plokk liikus juba nurka ära ja oli täitsa diagonaaltühi, nii et Merilil Salbenil on selline huvitav rünnakutehnika ka, et toob selle käe kuskilt. Et plokk kunagi päris täpselt aru ei saa, kuidas see rünnak seal toimub. Et tal on seda hüpet ja kõike on väga palju antud. Hästi ilus plokk oli praegu, tihedalt käed üle, koos ja üle, aga Salben juurde tagasi minnes siis võrkpalli ABC on nagu jäänud õpetamata, sellepärast hüppab parem jalg ees ja see on tihti paljudel naistel on nagu veaks, et parema käega lööb ja parem jalg ees, et see tegelikult tingib siin ühte tsooni löömist hästi palju. Et võiks plokina seda lugeda. Saarlased siin pingutasid pikalt, Krista Vahter jooksis palli päästma, aga ei jõudnud ikkagi veel üle. Ja eduseis on jälle Tallinnal 15-10. Ja hea serv. Nüüd Anu Ennok leidis selle piiriäärse tsooni. Jah, eks sinna ühe tsooni servimine on tegelikult teine tehniline aeg.
ja tantsutüdrukud lõpetasid endal tantsimise, rahvas vaatas, plaksutas ja nüüd tulevad jälle platsi peale võrkpallurid. Seisul 16-10 Tallinna kasuks. Jah, Tallinn on läinud jälle 6 punktiga eest ära, vahepeal vähendati seda vahe 2 punkti peale, aga hea serv ja Abi tõste nurka jälle. Liisel tegi eile väga hea mängu, et kommenteeris veel Saaremaa abitreener Kristi Põld, et Liisel oli teinud nii rünnakul kui servil kui ka kaitses oli tegelikult näidanud ennast nagu ikka tõeliselt heast küljest. Ja nüüd servi jah Sanu Ennokilt. Ette Peidi ja Kaiamägi vahele. Hetkel on ikkagi Tallinna üleolekut selgelt näha. Ja ega tänaseski mängus pole palju seda temporünnakut ju kasutatud. Kummaltki poolt nurgad on ikka mängu ära teinud ja praegu Krista Vahter tagaliini ründane, jalad maas lihtsalt väga kavala löögiga plokist mööda ja punkt Kuressaarele. Ja eks sidemängijad ütlevad, et kui keegi teine maha ei löö, on ise. Hea kaitse saarlaste poolt. Jah, plokis oli taaskord auk, aga kaitsemängija valis ikkagi õige koha. Ja nüüd vilistati soojaks palliks. Julia Mõnnak, ma tean, et on see sidemängija, kellel on ikkagi tihti selle sooja palliga probleeme olnud ja tõste hea ja täpne, aga ta hoiab palli teatud hetkedel palju kinni ja nüüd tuli lohakas serv ei keskendunud ja läinud. Aga Mõnnakmäe on ikkagi Eesti koondise põhisidemängija niimoodi, et kohtunike poolt me peaksimegi teda puhtamalt vilistama, et me ei tohi lasta tal nagu selliseid sooja palle teha, sellepärast, et välisriikides seda teha ei lasta. Jah, täpselt. On olnud ju ka mänge, kus öeldakse, et kui Mõnnakmäe mängib, siis kõik on soojad pallid. Et käisin ise vaatamas Võru ja Viljandi esimest mängu ja lugesin 3 geimi peale kokku 6 sooja palli, mida oleks võinud ära vilistada. Aga kui on vaja tõsta, siis Mõnnakmäel on väga hea kiire tõsta. Jah, täpselt, et see täpsus ja kiirus on kõik selline. Ja. Praegu oli siis saarlastel edukas plokk ja 14-19 on nad jälle paar punkti pikast vahest tasa teinud. Ja huvitav on see, et lasevad tallinlastel eest ära minna ja siis hakkavad ise tagajärellis jälle järgi tulema ja siis ja nüüd jälle taaskord plokis auk. Tundub, et see piiriplokk läheb lihtsalt natuke tenni kaasa. Jääb natukene võib-olla Salbenile madalaks ka, et sealt näppu otsa ja 2 ploki vahepealt sealt kõrge hüppega ikkagi. Pikkuste vahe ja hüppevahe on nii suur. Aga see jah, mis kõigutab jälle saarlaste rünnakud on pallingu vastuvõtt. Et praegu nagu Tallinna palling teeb muret. Jah, et kui serv käes ei ole, on raske ka korraliku rünnaku. Out, jah. Keiu Põlluver anitas auti palli ja saarlased lähenevad. 15-20 seis. Ja nüüd plokk ehk natuke kauge ja Graumann lööb selle palli ploki ja võrgu vahele saarlastele. Graumann on ka selline kindel mängumees, et kui kuidagi moodi kuskilt maha ei saa, siis leidub ikkagi Graumanni jaoks kuskil auk või lõks ja jälle. Ma pean nüüd parandama ikkagi mängu naine, mitte mängumees. Mängu naine, sportlane. Sportlane, jah. Ja. Tekkis siin just üks päev vaidlus mõistete üle, et kas siis naiskond või meeskond või võistkond, aga üks TTÜ mängija ütles väga hästi selle kohta, et meeskond on ikkagi selline üldtuntud ja tunnustatud sõna, et seda võib kasutada kõigi kohta ja oma arvamusest ta ei taganenud, aga ei julgeks naistemängul öelda, et meeskonnad lähevad platsile, ei tea, pärast öeldakse. Ja Keiu Põlluver Tasani. Keiu on see siuke lemmik hani koht minu meelest. Kes tihti teeb sinna.
ja noh, momendil ei olnud küll liberot sees, aga muidu tavaliselt peab libero koht seal taga nurgas olema, et kui pall ikka ei näe, ta peab siia kõrvale välja tulema. Jah, täpselt. Aga Keiu hea serv jälle ja hästi palling Tallinnale. 23-16 on läinud. Nüüd võtab saarlased aja maha, jah. Aegadega seoses eile oli selline väga huvitav seik, kus kas 4. geimi lõpus, kui mängis Saaremaa meestekoondis Rakvere vastu, siis Rakvere peatreener Rainer Vassiljev võttis seisul kas siis 23-24 aja ja pärast aega mehed läksid platsile tagasi ja siis võttis Rainer Vassiljev uuesti aja. Et sellist nalja pole ma enne näinud, aga selle geimi nad võitsid ja läkski 5. geimi peale siis eilne see mäng. Jah, eks see praegunegi aeg võeti sellepärast, et Keiu nagu servi kõigutada, aga treener kõrval tõikas, et tule lähemale ja löö üle ja seisab piiri juures ja lööb, aga ja täiesti 100% see, et alati peale aega eksitakse. Kuigi tuli lähemale kõik, et nüüd öeldaks küll, et saarlaste treener sai ka punkti. Ja Krista Vahter Auti. teeb Krista samas kohe. Raske planeeriv serv, mis tavaliselt tuleb ja sellel hetkel, kui sa hakkad teda enda arust vastu võtma, siis ta vajub lihtsalt alla. Praegu läks natukene pikaks. Jah. Mõnnakmäe serv, hea vastuvõtja. Elisabeth. Paistab ikkagi, et sidemängijal ja tempodel on omavahel seda koostööd veel raske leida, kuna pole ju tehtud ühtegi trenni koos. Ja praegugi oli nagu, jah, tõste oli nagu temporündest nagu möödas ja pidi vasakuga kannitama läbi ploki selle palli. Et see on nagu üks kõige raskemaid elementi. Ja praegu oli Anu Ennoki väga oskuslik randmelöök diagonaali 2 pealt ja kus ei olnud kedagi. Esimene game lõppeski siis 25-18 seisuga Tallinnale ja 1-0. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Ela kaasa oma lemmikspordialale. Triobet Live TV-s kokku üle 8000 erineva spordivõistluse otseülekandena sinu arvutiekraanil. Nii, tere jälle siis. Tere jälle, jah. Mõned minutid naissportlastele puhkust ja tulid platsi peale siis. Ja koosseisus on jäänud? Kas Saaremaal nüüd on vist muutunud temporündaja? Jah, temporündaja vahetus oli ja Lili Vörk tuli asemele. Lili Vörk on siin kirjas tegelikult. Saarlaste oma. Ja Tallinnal muutusteta, kuna ei ole rohkem
Ja, tahad või ei taha, aga tüdrukuid vahetust teha ei kaasas. saa. Aga selles suhtes nagu võistkond funktsioneerib väga hästi. Ja praegu oli väga korralik plokk ees, ootasid ära Mari-Liis Graumani löögi ja asusid juhtima. Loodame, et see annab natukene vürtsi mängule juurde. 1-0 Kuressaare siis. Ja Nete Peitise servimas. Hästi käes serv. Ja plokk ees tõste vist oli natukene tõste jäi lühikeseks ja Anu Ennok pani lausa silmad kinni ja püüdis läbi lüüa, aga tuli tagasi sealt see pall. Saarlased rõõmustavad, see on tore. Ja. Eks tegelikult võrkpallis loeb ju väga palju see, et kes oma emotsiooni paremini käima saab, sest on ka puhtalt meeskond ja naiskondi, kes emotsiooni pealt mängivad, aga mängu peab nautima, ega sellise vitsakasja siin kasutada ei saa. Et kõik nad teevad ikkagi enda jaoks seda asja ja nad peavad. Ja hea serv Nete Peidilt ja nüüd Graumann vastuvõtul hädas. Kavalasti söötis Anu Ennok praegu selle pika nurga. Ja ilus tõste praegu, jah. Korralik tempo rünnak kohe ja küllaltki ilusa löögiga pall maha ja 4-0 on läinud Kuressaare juba juhtima teises games. Eks siin võib olla muidugi ka see, et esimene game tuleb kergelt, siis tavaliselt see võitjavõistkond laseb jala natukene sirgu ja praegu muidugi saarlased tegid väga hästi katted servile, sellepärast need esimesed pallingu vastuvõtud nagu olid siin poole platsi peal, aga nüüd lihtsalt äkki seletad lahti, mis see kate täpsemalt on? Pallingu katte tähendab seda, kui ees võrgu ääres olevad inimesed, sportlased, naiskond, võistkond seisab 3 tükki üksteise kõrvale ja katavad ära palli ja et vastuvõtjad ei näe lihtsalt, kust see pall tuleb. Ja kui see pall sealt katte tagant järsku välja ilmub, siis tekibki selline rahmeldamine. Jah, et vastuvõtjal on aega reageerimiseks oluliselt vähem. Hästi vähe, ta muidu kui jälgivad palli siin 18 meetrit sealt tagant tuleb või 10 meetrit sealt. Siis nüüd jääb ainult see hetk, kui pall välja tuleb. Nii, 4-2 on seis. Ja Anu Ennok servimas. Hea serv. Hea serv, aga hästi käes, aga Krista tõste jäi natuke lühikeseks, aga avanes diagonaalrünnak ja sealt sai mööda löödud. Tagant liinist Anu Ennok kõva löögiga Kristale, aga pall kahjuks läks võrku, mida Kadimägi enam ei suutnud päästa ja 3-4 on Tallinn järele tulnud. Ja Pille Vahtra hästi kaitses. Ja Mari-Liis Graumann lööb selle palli Saaremaa poolele maha ja 4-4. Tallinn on järgi tulnud. Paistab, et saarlaste poole peal on jälle selline kerge nõutus. No siin vaadata selle Anu Ennoki pallingut, siis see läheb nagu kuul üle võrgu, et hästi raske on seda vastu võtta. Ja plokk oli nagu rehavarred. Plokk on liiga auklik ja siis Saaremaa tüdrukud ei oska nagu kaitses kohta võtta, et kuhu ta lööb, kas diagonaali või pikini. Ja nüüd võtabki juba 5-0 on läinud spurdiga praegu Tallinna naiskond jälle juhtima 5-4. Jah, Kuressaare on jäänud seisma oma punktidega. Aga võib-olla siin see Tallinna eeliseks ongi see kokkumäng. Et kuigi nüüd Anu Ennok on nüüd ühe aasta on eemal olnud, siis tegelikult mängis ka ju tema Viljandi naiskonnas ja Keiu Põlluveer tean, et on Viljandi naiskonnaga trenni teinud. Ja eks sealt tuleb see kokkumäng ja saarlastel ju hoopis Eesti eri paigust kõik mängijad koos, et ei ole sellist ploki kaitse koostööd veel tekkinud ja eks see mõjutab väga palju mängupilti. Oleks kaks sarnasest seisust on naiskonda koos, et võib-olla siis ei oleks seda vahet niimoodi näha, aga antud hetkel on vahe ikkagi märgata. Nii, ja järjekordne äspalling. Jah, täpselt sinna taha piiri ja piiri äärde ja libero ja Mägi mõtles, et läheb auti, aga kukkus sisse, nii et 6-4 juba.
ja hästi raske palling jälle Anu Ennok. Plokk ilusti koos praegu. Krista hästi kaitses. Eile kiitsime ja nüüd siis 2 mängijat ei saanud seda palli edasi aidata, kuigi tegelikult oli kaitse väga hästi üles mängitud sinna võrgu peale. Plokk jäi natukene kaua vaatama, ei keeranud ümber, ei näinud nagu kaitsest tulevad palli, et oleks võinud jõuda plokki, aga... Eile just kiitsime ka siin Krista Vahtarit, et kaitses ja Hanid ära toomisel väga tubli ja alati õiges kohas olnud, et loeb väga hästi seda mängu vastaste poole pealt. Praegu oli väga kaval tõste selja taha temporündajale ja ilusti pall maha, 5-7. No hea serv. Elisabeth sai libero pealt ässa. Seal on ka see hetk, et võistkonnakaaslane servib võistkonnakaaslasele jälle. Peaks nagu olema tuntud serv, aga... Ja hea plokk jälle Kadimägi ja Lillivõrk. Nii, nüüd ei Tallinnal julgestus tegemata, lootes Graumani resultatiivsusele ja tuli plokis pall tagasi ja viigis seis. Ja Elisabeth auti. 8-7 tehniline time out. Nii, naiskonnad tulid uuesti platsi peale ja seisul 8-7 asub Tallinn servima. Ja Maria Aasorg. Huvitav oleks näha ka naiste statistikat. Eises mängus me seda peale igat geimi saime, aga täna ei taheta meile seda sugugi tuua. Ja Maria Aasorg jätkab servimist. Kah selline planeeriv serv. Ja nüüd rünnak plokis ja Liisen Lelis sellise pehme rünnakuga. Ega sellise pehme rünnakuga tegelikult ei ole midagi teha. Nüüd 2 mängijat omavahel jooksid kokku, jah. Ja praegu nagu Tallinna käest nagu punkti sellise õrna anitava löögiga punkti ei saa. Siin tuleb ikka pall maha lüüa ja kõik, et ja kui ilmekas näide, kui ise ei löö, siis löövad teised ja praegu lõi Tallinn lihtsalt selle palli jälle maha, kuigi saarlased üritasid teda mitu korda teha. Huvitavalt jäi praegu saarlaste libero ja ploki taha ja oli täpselt Merilin Salbelinale jäetud plokis nii piir lahti ja kaitses samuti oli jäetud piir lahti, et palun väga löö piiri. Et eks see ole selline naiste üldse viga, et ei raiuta endale pähe seda, et kui sa palli ei näe, siis pall sulle tulla ei saa, et kui sa ploki taga oled, siis palju sulle ei tule, et astu ikka nii ploki tagant välja, aga Kadimägi teeb servi vea ja Tallinna võistkond läheb 11-8 juhtima. Jälle raske palling Salbeni poolt. Ja ei saagi Saaremaa rünnata, nüüd tehakse Keiu Põlluverele tempo rünnak, kui tõsta jääb madalaks ja Keiul ei andnud kuidagi teda platsi peale lüüa ja pall endas auti. Ja 9-11.
seis ei ole hull saarlaste jaoks. Jah. Ja nüüd löövad selle palli maha saarlaste poolele taas. Ploki ladvast ära ja tagant kaitse kätte ei saanud. Nüüd Mari-Liis Kraum on servimas. Näe, panin sõnumi teele ja paistab, et all asjad liiguvad, ehk on lootus saada ka statistikat. Nii. Ja nüüd väga hea rünnak Anu Ennokile otse pihta ja ei olnud selleks valmis ja jäi selle palliga koos sinna platsi peale seisma. Nüüd hakkavad saarlased enda emotsioone näitama siin, tahavad ikkagi võita, väga hea oleks, hea kaitse saadi kätte ja nii, vaatame, mis edasi saab. Muidugi eks ole ka neil ju koht ennast näidata ja samamoodi vast nagu on meeste võrkpalliunistust tuua Saaremaa meeskond Eesti meistrivõistlustele, eks samamoodi tahaks ju naised tegelikult idee poolest. Ja Krista vastavalt plokk jättis palli mängu nüüd tagant liinist Kraumani rünnak ja Kadjamägi ei saanud seda kaitses kätte, aga... Väga huvitavalt keeras see rünnaks tegelikult siit otse vaadates niimoodi. Võttis nagu väikse kaare veel sisse isegi. Nii. Ka Tallinn ei tea enda asetust praegu, eks nad ole ka esimest korda selle asetusega, et kes kus peab olema. Muidugi. Aga seda saab alati lauast küsida ja Keijo Põlluver lööb auti. Eelmine game'i lõpp tegi täpselt sama vea, et nüüd on 2 viga järjest juba. Äkki läheb saarlastel kergemaks, kui servi vigu tuleb. Järgmine serv on juba lihtsam. Nii. Krista Vahtalt kaitses kätte. Nii, aga Anu Ennok ja piki piiri pall maha, liiga suur ruum jäeti. Nii osava tüdruku jaoks. Nii, ja Julia Mõnnakmäe servimas. Väga hea serv ja libero vastuvõtu rädas, aga Krista suutis selle palli kiirustis ette tõsta, aga Neteveet lööb selle auti. Ja 15-11 Tallinn taas juhtimas. Nii, äspalling. Ja 16-11 ja teine tehniline time out teises game'is. Ja kohe saamas läbi teine tehniline timeout. Huvitav, mida on treenerid oma hoolealustele öelnud. Praegu sellise seisu vahe tuleb sellest, et Tallinnal on küllalt mitmed äspallingud juba lõhkunud Kuressaare mängu, ei saa rünnakut üles. Jah, eks ole ju tõsi, et kui see servi kätte ei saa, siis pole võimalik ju edasi mängidagi. Ja järjekordne äspalling. Ja sealt rünnakut ei tule, siis kaob tuju ära ja kõik, et vaatame, saarlased on visahingega. Jah, kuigi hetkel servivad sinna Mägi ja Nelise peale, mõlemad ju tegelikult noored mängijad ja kogemust vähem. Et eks see kindlasti mõjutab väga tugevalt just neid vastaseid, kes pole ehk karastunud sellises psühholoogilises mängus. Ja taas samasse tsooni, Nelisel väga hästi käes ja kohe tuleb ka temporünnaks, et
väga ilusti tõi selle Elisa. Nüüd Krista ja Peit näitasid ilusalt koostööd ja temporünnakuna. Jah, kui eile Krista, kas ta üldse ei lasknud temposse või paar korda ikka sealt midagi tuli, siis täna ta juba täiesti julgemini kasutab temporündajat rünnaku ülesehitamisel. Ja väga hästi Mägi kaitses praegu. Nii, saarlased rabavad väga ennast. Nii. Nüüd natuke pehme löök Nelise poolt, aga Elisa Peit parandas selle vea ja punkt Saaremaa naiskonnale. See oli nüüd küll väga emotsionaalne punkt. Hästi ilus pallivahetus oli praegu. Ja. Saarlased ründasid, tallinlased kaitsesid mitmeid kordi. Ja Nete Peit väga ilusti kaitses, ise ka servib. Minu meelest võis natuke soojaks paldiks seda taaskord lugeda. Jah, et kui Mõnnakmäe nagu peab pikemalt tõstma ja praegu antud juhul siin 2 pealt tahtis 4 tõsta pikalt, siis tal jääb natukene pall kinni kätte. Ja nüüd Anu Ennok servimas. Taas Mägi vastuvõtul hädas. Arvan, et peatreener Vahtra on andnud ülesande ka muidugi Mägile ja Liiselile servida. Tähendab, kindlasti teevad treenerid neid isegi, ütlen ise, et kui mängisin, siis me tahtsime, muidu tavaliselt liberole ei servita, aga eile me lubasime ja pidimegi Mägile servima, kuna talle oli nii palju kogemusi, et teised nagu meistrisarjast tulevad, oskavad nagu ikkagi paremini. Eks täpselt. Ja teine asi on ju see, et kui sa neid serve nüüd saad, et eks siis kasvab see ebakindlus ja järjest lihtsam on hakata seda vastasse kaitset ka lõhkuma sellega. Samamoodi tean, et Saaremaa kasutas taktikat teie liberole kuidagi servides, ma ei tea, kas see tuli nüüd kogemata, aga... Ei, siin on jälle, et saarlastel, kes on, Kadi ja Krista ju annavad ikkagi, antud ju nad saarlased, siis nad annavad oma võistkonnale infot, et kus meil on ja meie liberal nagu oli selline väsimus ja tervis natukene kehva, et nad teadsid seda nõrka kohta. Jah, vaata kui toredad võistkonnakaaslased kasutavad. Ei, me ei saanud nende peale kurjaks. Meie sõbralik konkurents. Ja me jälle kasutame teatud nippe ära, mida Krista teeb teistmoodi. Ja noh, Ennok jätkab enda ässada seeriat ja juba 22-13 siin on, ma ei oska öelda, 5-6 servi juba järjest teinud nendest 4 ässa, nii et no serv on raske, siin ei ole midagi, see on nagu kahurikuul ja järjekordne, aga nüüd saime küll kätte. Räägin, et saime kätte, aga tahaks ergutada saarlasi ikkagi rohkem nende ilusa ürituse ja kõige sellest, mis nad siin teinud on, et mõned punktid veel. Ja väga hea serv Peidi poolt. Ja Salben lõpp võrku. Jäi vist nadalaks natukene tõste. Tundus mulle. Pidi hüppe peal tõstma ei saanud nii kõrgele kui vaja. Ja 15-22. Nii, servi viga saarlaste poolt ja 23-25 on Tallinna ees. 23-15. Ja mina ütlesin 25. Siuke väike aps. Aga jälgige mängu, näete tulemusi. Nii, Kadimägi tühja võrguga 3 meetri tagant, aga võrgu keskele. Nagu selliseid lihtsaid oma vigu peavad ükskõik milline võistkonnal, neid peab lihtsalt vältima, et kui vastane paneb plokki ette või lööb tugeva rünnaku, no see on arusaadav, et vastane oli ka tugev, aga kui sa tühja võrguga eksid, siis no nüüd sai Kuressaare tagaliini rünnakuga ilusti palli maha. Maria Asarg eksis kaitses. Eks see on jah täpselt, mis lõhuvad samamoodi oma võistkonna vaimu, on ju need enda tehtud rumalad vead, et kui vastane ikkagi tuleb ja lööb selle palli vaata, et maa sisse augu, et siis ei ole ju tõesti midagi teha. Seal ei saa kurjutseda, nüüd löödi pall tempoga maha, asi korras ja kõik, aga noh, kui sa hüppad seal plokis võrku või mis iganes, siis. Ja teine game seisuga 25-16 võidab Tallinn ja juhib mängu 2-0.
Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Ela kaasa oma lemmikspordialale. Triobet Live TV-s kokku üle 8000 erineva spordivõistluse otseülekandena sinu arvutiekraanil. Ja, nüüd seekordne time-out on siis pikemad kui teised ja toimumas on auhinnamäng. Publikule ka midagi peale selle, näevad, et see asi ei olegi nii kerge, et võtta pall ja viska või löö maha. Nüüd püüavad siin 6 meetri pealt tabada palli korvi, aga näed, ei lähe nagu sisse. Ei olegi nii lihtne. Ja, paistab, et praegune üritaja on jalgpallur dressi järgi. Ja. Nii. Ja nüüd, kui tuua näiteks seda, et kui sa ei saa meetrisele korvile pihta, siis kuidas siis temporündaja peab lööma, kui publik vaatab, et miks pihta ei saa. Ja. Aga ikkagi keegi sai vist 3-2 sisse ja loomulikult on sellel ette nähtud auhinnad. Ja isegi kõigile osalejatele. Aga see on tore üritus jälle publikule. Seal kottide peal on isegi sinu nimi, Toode. Jah, sponsoreerin. Sponsoreerin nimeliselt üritust. Pakun katust. Täpselt. Nii ja mängijad tulevad ka taas platsile ja siis 2-0 Tallinna poolt vaadates. Geimide seis. Nii. Ohoh, saime statistika. Esimene geim või? Nii, vaatame, kuidas ässpallingud olid siin. Servi ässad Saaremaal 1 ja Tallinnal 8 esimeses geimis. Ei. See on 2 geimi see. 2 geimi seisuga kokku, jah. 8 ässpallingut, see on juba 7 puhast punktivõitu. Ja kui nüüd vaadata kohe siin servide kõrval neid erroreid, siis Kuressaarel oli 1 äss ja 7 viga. Ja Tallinnal 8 ässa ja 4 viga, ehk siis nagu vastupidiselt jooksevad need ja... Et siit vigade arvult tuleb veel lihtsalt 3 punkti Tallinna kasuks antud ja see on juba ju, mis siin on siis 7 ja 3, 10 punkti lihtsalt niisama. Väga huvitav, iseenesest on ka lihtsalt see punktide, võidetud, kaotatud punktide suhe, kus Saaremaa naiskonnal on suhe -1 ja samal ajal Tallinna naiskonnal on suhe 22. No võt. Sealt tulevad need väga suured vahed juba tegelikult sisse.
plokipunkte on saadud võrdselt 4 ja 4. Aga nüüd rünnakuprotsent siis Viljandil 44,1 ja saarlastel 36,7. Rünnaku vigu on 4 ja 6 ja Viljandi on, või Tallinn on isegi rohkem eksinud. Aga kuidas nüüd vastuvõtuprotsenti vaadata, siis kuidagi siis Excellence'i, ma ei tea, kas mulle tundub või see on kuidagi eriti madal. Tundub kuidagi madal. Kuressaarel? Üleüldse, et see palju siin on meil? 11,1 ja Tallinn on 14,3. Ma ei tea. Aga samas on lihtsalt see positiivne, et see, mida tavaliselt tegelikult vist ikka loetakse, on see 33 ja 46,4 on see Tallinn. Ma vaatasin natukene valet rida. Tunduski kuidagi ebaloomulikult. 33 Pallingu vastuvõtust näitab isegi, et vastuvõttu nagu ei ole. See vastuvõtt ikkagi peab seal 5-60 juures olema. Jah, samamoodi on ta Tallinnal, on ta küll natuke alla 50, aga ikkagi on näha, et sealpool see vastuvõtt ikkagi toimib ja ässasid lüüakse küll, jah, mõlemalt poolt. Praegu muidugi 3-1 on läinud Kuressaare juhtima, see on hea, mäng kisub huvitavamaks. Jah, aga algus oli ka ju eelmine game oli 4-0 Kuressaare ees ja siis... Aga nüüd järjekordne serviviga Kuressaare poolt ja ise me teame, siis ju punkti ei saa, kui Pallingut üle ei saa. Jah. Et Pallingu viga on nagu siin üks kõige kurjem viga selles suhtes, et pallijat ju ei sega mitte keegi. Ta on üksi Pallinguga ja nüüd vastavalt siis Kuressaare servi veale teeb Tallinn hoopiski servi ässa ja seis jälle viigis 3-3. Jah, täpselt, et nagu halvasti vastu võttes rikud sa teiste mängijate võimalused, aga kui sa üle ei servi, siis... Väike ebakõla seal. Sidemängija andis palli keskele, et temporündaja tõstaks, aga tempo ei pannud tähelegi. Jah, ega ta ei tahtnud vist, aga... Nii, ja nüüd siis... 4-3 Kuressaarele. Elisabeth servimas. Hädaga pooleks üle läinud Palling järjekordselt. Ja nüüd plokist keerab see pall sinna Audi poole ja Nelis ei saa seda kaitses kätte. Ja ongi seis 4-4. Tallinn on järgi tulnud. Salben kõva serv ja. Jah, Pallingu vastuvõtu viga jälle ja... Hästi raske serv on Tallinnal, kõik on väga kogenud mängijad ja järjekordne raskendatud vastuvõtt. Kadimägi püüab küll annitada ja Ja nüüd jälle selline... Õnnega pooleks punkt Kuressaarele. Selline lihtne pall üle ja keegi nagu ei osanud seisukohta võtta, et mis selle palliga siis nüüd peale hakata ja maha ta kukkus sinna Tallinna poolele. Mul on selline väike tunne, et kas saarlased, vaatasin Kadinägu ka praegu, et kas saarlased nagu natukene kardavad Tallinnat. Jah, tundub, et siuke väike kõhklus on nagu... Nüüd Keiu paneb ikka väga tugevalt selle temporünnaku platsi peale maha, nii et eks sellised kõvad elemendid, hästi tehtud vastased ikka lõhuvad vastast väga kõvasti. Jah, olen nõus. Saarlased peaksid koguma ennast. Jah, alt tõste 4. Rünnak auti ja seis 7-5 Tallinnal. Nii, ja paistab, et on mingi kerge väike segadus korraks. Aga Graumann servimas ja 7-5 seis. Ja servi, auti läks see serv. Võttis nagu tuule alla, nagu ütlevad, et ei langenudki ära, lendas ilusti. Saarlased väike segadus, kes servima läheb, leidsid ülesse. Nii. Ja serv hästi käes ja Põlluveer proovis ani teha. 2 puudet Keiul, jah.
mõlemalt poolt on nüüd tulnud siuksed, ei oska öelda, arusaamatused ja võib-olla siuksed natukene rumalad ja mõtlematud vead. Seisma jäänud kuidagi see mõte ja mäng neil. Ja jälle servi viga. Ja kõigele tipuks servi viga. Selles skeemis seisul 8-7 tehniline time out esimene. Tehniline ajaks veel 10 sekundit aega, tantsutüdrukud tantsivad, võrkpallurid peavad nõu siin, saarlased. Tallinlastel oli kõik juba räägitud. Tallinlased jah, juba rivis ootavad, kipuvad ruttu platsi peale. Ja kui Saaremaa siin oma mängu ei paranda, siis võib sealt olla siuke 3-0 Eesti koondise üleolek. Nii. Väga hea Ani. Aga seal selle tõstega tegelikult praegu väga palju muud teha ei olnud, kui otsidagi koht, kuhu see lihtsalt siis. Ja praegu ühe jala pealt, kahe pealt rünnaku tõi ploki äärde siia. 8-8 seis. Ja serv aga liberal väga hästi käesse. Jah, plokk ees, aga Kroomlan mängis julgestus ära nüüd. Nii. Nii kõva rünnak Anu Ennoki poolt diagonaali. Jah, et just siin ühe timeout ja arutasime tõesti Eesti naistel ikkagi, Eesti naiste siis, kuidas ma ütlen, meistriliigas või üldse on seda jõulisust on vähe, aga üks koht, kus ikkagi õpetatakse seda hooga peale minemist ja tõesti hüppesse ja lööki kõike seda jõudu panemist, siis on ikkagi Viljandi. Ja. Et sealt tulevad sellised Anu Ennok ja Merilin Salben ja nimekiri läheb siin kindlasti edasi Maarja Kerner, et tulevad sellised ründajad, kes lähevadki hooga peale ja lähevadki seda palli jõuga lööma. Aga no, selles suhtes nagu on naiste võrkpall nagu väga ühtlane, et ega see hooaeg oli siin Võru, Tartu ja TTÜ vastas siis lõpus ikka väga selline intrigeeriv. Ei lõppenud poolfinaalidki kiirelt ära ja pronksimängudki, nii et kui neid tugevaid lööjaid ei ole, siis on võrkpall Eestis väga võrdne. Jah, et sellist pikki pallivahetus oli ikkagi palju ka. Ja kõik need mängud, mis me nüüd käisime mängimas, oli Tallinnas pronksimängus vaatajaid päris kõvasti, Tartus oli saal puupüsti täis. Et asi on ikkagi rahvast nagu hakanud huvitama ja meil oli siin üle 150 inimese viimases mängus kohal. Ja. Et mäng iseenesest ei ole inetu, palli seisab kaua üleval, et no, siin mängus vaatad ja, et Salben ja Ennok löövad tugevalt maha. Ja. Et kui on ikkagi võrdsete vastaste mäng, siis on tõesti huvitav jälgida. Ja Krista Vahter servias. Ja Krista Vahter äspalling viib Kuressaare 11-10 ette nüüd selles skeemis, nii et pikem time out tuli Kuressaarele kasuks. Ja nüüd hästi keerab Anu. Näha kohe oli, et ta keerab selle palli sealt plokist auti. Ja libero inertsi mõju lüppas ploki taha ja jälle jäi äär puhtaks. Ja, et see on nagu... Koha valik jääb kuidagi süge. Koha valik, jah, et... Sellega jäävad väga palju vahele. Nelisel serv tegelikult päris hästi käes. Nii. Ja nüüd Nete Peit lööb selle Kristalt ilus tõste kahe peale ja... Kui Kuressaare saab enda nagu tõsted paika ja tõsted kiiremaks nurkadesse, siis on haavatav ka Tallinna naiskond, nii et praegu on nagu ilus olnud siin. Just see, kui out palling.
outpall ja Graumann oli out ja seis 13-11 juba. Jah, räägiks natuke veel tulevatest mängudest täna pärast naistel on sõpruskohtumised, pärast naiste sõpruskohtumist kohtuvad omavahel 3. koha mängus Võru linnameeskond ja Rakvere linnameeskond. Ja peale seda toimub siis finaalkohtumine, kus Pärnu, võib öelda tegelikult, et Pärnu võrkpalliklubi kohtub Saaremaa koondisega, kuna seal on ikkagi väga palju Pärnu võrkpalliklubi mängijaid ja Pärnu oma kasvandikud kõik nad on. Eks Saaremaale teeb kindlasti raskemaks see, nagu sa enne mainisid, et see Puparti käevigastus, et on ta ju üks võtmemängijaid Saaremaa koondises. Ja Pupartiga otsustatud rasked momendid ära, kui oli vaja, siis andke Pupartile. Jah. Ja ka meestes on näha kohe, kes ikka on nagu välismaal areneb tugevamalt ja kes on Eestis. Jah, väga tore oli tegelikult eile ka Lemberit taas platsil näha, ei olnud teda. Olles ise Veiko treener kunagi olnud ja tulnud temaga Eesti meistriks, tahtsin nii hirmsalt küsida, et kas ta vahepeal trenni ka on teinud. Aga jäi küsimata ja siis, kui ta soojenduse ajal ja mängu ajal tõstis, siis võisid täitsa öelda, et on teinud, aga kui Veiko läks servima, siis jäi mulje, et ta ei ole ikka palli 10 aastat käes hoidnud. Et juba soojenduse ajal lõi sinna alla trossi, aga mäng iseenesest oli ikka väga ilusti talle. Praegu muidugi Krista sai ilusa kaitsemängu palli kätte, aga... Eks see tihti ole, kui sidemängija võtab palli vastu, siis on platsi peal kerge segadus, et kes seda teise palli nüüd edasi mängib. 14-14 seis. Jah, raske pallin, kelle Kaljemägi tõstab sinna 4 alt 2 käega, aga see ei tee... Väga hästi Julia Mõnnakmäe teeb selle Ani praegu. Et oli kiire vasaku käsi ja Ani maha, jah. Eilsest meestemängust on rääkides, siis tegelikult oli 3-2 oli see lõppseis, aga samas oli ka põhimõtteline vastasseis väga huvitav, kuna ka ju Rakvere meeskond loodab sel tuleval hooajal teha siis niimoodi uut puhumist ja uut hingust tuua Rakveresse, et nii, 16-14, time out. Nii, tere tulemast jälle Kuressaare spordis hoonesse. 3. game Tallinna ja Kuressaare vahel on 16-14 eduseisult tallinlastele. Jah, see game on olnud selline siiamaani kõige pingelisem. Punktis on mindud küllaltki. Siin ei ole pikka vahet väga sisse tulnud ja praegu on nii punkt sinna mängus olnud. Jah. Ja nüüd vastuvõtul ikkagi ollakse hädas. Aga nüüd Kadimägi lööb selle palli diagonaali. Natukene rohkem naeratust näole ja mäng muutub huvitavamaks. Nii, Anu Ennuk vastuvõtuga edas, aga tagaliini rünnak ja... Nüüd temporünnak Keiu Põlveri keelt ja ei saanud kaitse saarlased kätte. Need jäi kuidagi siukselt enda jaoks ka halvasti ja paistab, et ei olnud ka ise rahul enda sooritusega. Graumann servimas. Ja serv aga hästi käes. Väike arusaamatus ei teadnud, kes ründama peab.
Ja nüüd nii, kätest ploki auti. puhtest, jah. Graumani tagaliini rünnak, selline abilöök, aga 18-15 kolmandas game'is. Et täna ei tulnud välja, aga see välja tulemine sõltub ikkagi suuremast jaost ikka vastased, et kui vastane ikka kõigutab su kohalt ära ja pallingut kätte ei saa või lööb läbi ploki, siis ongi see hetke olukord selline. Jääb ainult nentida seda, et nad tõesti tahavad, aga vastane on üle. Ja tahtmise juures nagu näide jälle. Tahtmisest üksi ei piisa, jah. Põsed on punased ja püüavad, aga vastane palling Graumanilt jälle ja S-palling läbi libero ja 20-15 lähevad nad 3-0 võidu poole. Nii, nüüd on küll palling käes ja 4 rünnak. Ja auti. Tulevadki sellised nii-öelda nagu oleks sabin sees ja tulevad sellised enda lihtsad vead või? Enda lihtsalt vead, jah. Meeleheitlikult üritatakse plokist mööda lüüa ja auti, see läheb niimoodi ja nüüd jälle segadus. Nüüd oli Kristale ei olnud mitte kuhugile tõsta, tõstis siia taha liini 6 ründa, aga libero kahjuks jäi 6 ründale ette ja pall kukkus keset platsi maha ja 22-15 on seis. Ja Grauman jätkuvalt otsib liberot ja nii. Käes Krista üritas üle teha, aga Ennok luges ilusti selle liigutuse. Ja nüüd anitas üle Krista. Nii, Krista ründas esimest vasaku käega, see on tema relv. Seda ta teeb väga hästi. Ja Kuressaare sai lõpuks asja natukene liikuma. Vaatame. Nüüd peavad saarlase plokiga punkti saamas. Nii, S-palling. Minu nurgalt tundus süke aut, aga nagu eilegi siis mõnedki pallid ma nägin natukene viltusid, kuna see valgus siit peegeldab natukene. Ja hästi lükkas Mõnnakmäe praegu selle palli. Nii, 23-17. Nii. Väga hea rünnak. Praegu oli nagu hästi lahendatud, et sidemäng ees, 2 nurka läksid nurkadesse, plokk läks kaasa ja keskelt 6 pealt tagaliini rünnak täitsa tühja võrguga ilusti maha löödud. Korralik kombinatsioon saarlaste käest. Nüüd proovis veel Kadimägi seda plokist tulnud palli päästa, aga väike ebakõla oli tallinlaste poolt, tahtsid Lainet kui sellist teha, et tempo ründaja üle tema meeter Ennokile, aga Ennok vist magas maha selline, et seletavad omavahel. Nii ja matšpall. Auti. Esimene matšpall on ära tõrjutud, auti lööb Mõnnakmäe. Nii, Krista Vahter läheb servima hea serviga, nii mõnigi kordad on 4-5 punkti järjest teinud. Anti kohe 2 palli servimiseks. 2 palli, et lööb mõlema käega, saame 2 punkti korraga, aga nii. Hopsti. Nii, Ennok lõi tugeva rünnaku, aga Krista kaitses pall käest, nii Ani, aga see ei jää Tallinnale maha. Sellised võiks ühe peale teha, seal ma ise vaatan. Nii. Väga hästi Krista kaitses. Nii, saarlaselt tuli hing sisse. Jah. Nii. Eks ta kipub viimastel punktidel alati tulema. Kes siis ikka tahab. Ja väga ilus pallivahetus on. Nüüd oli Grauman ilusti seal ühe peal juba ootamas. Nii. Ja väga hea plokk Kadimägi. Saarlastele suur töövõit, rünnakuid oli mitmeid mõlemalt poolt ja nüüd said saarlased plokiga punkti 20-24. Ennem kui kohtunik ei ole mängu lõpetanud, on võimalused. Vaatame, mis saab sellest mängust. Jah, Krista Lea serv, aga Graumanile ei tekita väga peavaluse plokist kätte. Nii. Ja Ennok siin ei andnud enam armu ja 25-20 on kolmas game lõppenud ka Tallinna võiduga ja 3-0. Kui ma ei eksi, siis ka täna peale mängu võetakse treeneritelt kommentaarid.
jääge kindlasti ka neid kuulama. Ja juba natukese aja pärast ka Rakvere Võru kohtumine. Nägemist meie poolt. Head aega kõigile, võrkpallisõbrad. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale. Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale. Ela kaasa oma lemmikspordialale. Triobet Live TV-s kokku üle 8000 erineva spordivõistluse otseülekandena sinu arvutiekraanil. Treener, võib vist rahul jääda, et turniirivõit on käes ja mida üldse sellisest ühepäevasest turniirist arvata? No mina isiklikult olen väga rahul, et saime võimaluse siia tulla. Saaremaa võrkpall on mulle terve elu olnud väga südamelähedane. Tean, kui palju on Eestis kasvanud Saaremaalt nii meeskonna naismängijaid. 10 viimast aastat Eestis töötades, mul ei ole ühtegi aastat Audenteses olnud, kus Saaremaalt ei oleks õpilasi olnud ja tore on vaadata, et pooled neist seal teisel pool on ju kõik ju läbi Audentese käinud ja tulime siia, tulime võitma, tulime hästi mängima, et publikul oleks hea vaadata, mida oskame. Noh, kõik nüüd ei õnnestunud võib-olla päris nii, nagu vaja hooaeg just lõppes, aga ma usun, et publik nägi praeguse hetke Eesti parimaid mängijaid. Keda sa tõstaksid just Tallinna võistkonnast esile? No täna Anu Ennok muidugi oma kõige suurema kogemuse pagasiga, aga terve võistkond, nagu panitegi tähele, et ega sellist selget nõrka lüli ei olnud, et võib-olla arusaamatusest vigu tuli, et kõik nagu asjad toimisid. Aga see on ka arusaadav, kuna enamus on koos mänginud nii palju. Sa oled kindlasti kursis, et Saaremaa võistkond valmistub Bermuda saarte mängudeks, et mida sa ütled tänase Kuressaare või siis Saaremaa koondise kohta? Tubli võistkond ja Bermuda mängudel on kindlasti ainult võidu mõtted. Et selline turniir võiks ka tulevikus jätkuda ja just miks mitte iga aasta? Ja minu meelest oleks ideaalne selline meestele, naistele hooaja lõpetamise turniir, kus on nagu sportlikkust, sellist head tahet ja igal juhul Saaremaal mina 2 käega poolt. Ja mänge võiks ka siis rohkem olla, nii nagu meestel? Absoluutselt, 4 võistkonda on väga paras, 4 võistkonda 2 päeva või 3, nii nagu korraldaja teeb, ütleme 2-päevane turniir, ideaalne. Ja kuidas üldse see ajaline
aeg on, et kas aprilli lõpupoole on hea, et mängud läbi Eesti liigas ja või peaks mingi muu aja vaatama? Kui minu nüüd koondise treeneri seisukohalt peaks vaatama, tähendab, ideaalne aeg on muidugi hooaja lõpus kohe teha, seepärast, et koondise laagrid hakkavad peale. Hooaja keskel on väga raske teha, et siis kui on play-off mängud, aga et ma arvan, et kohe pärast hooaega, kui see võtta kavasse, võib juba hooaja planeerimist sellega arvestada isegi. Suur tänu ja palju õnne veel kord! Suur tänu!